Tere! Ja täna ma tunnen kutset teiega jagada nii mõndagi. Täna võiks teha kõrgemate hingesidemete sellise üldlugemise. Viimasel ajal on minu käest palju küsitud, tagasisidet antud sellel teemal. Ja ju siis praegu on see õhus ja üldiselt kui kollektiivi vaadata, siis kõrgemates hingesidemetes on väga palju muutusi. Selles süsteemis on nii palju muutusi. Ehk uue kõrgem hingeside on teistsugune, kui võib-olla vana ja kõrgem hingeside arvati, et on. Või niisugune eesmärk või selle struktuur on muutunud või selle sisu on muutunud. Veevalaja ajastuga. Ja ma tahangi rääkida ja siis teeme ka ühe lugemise, jah, ei, võib-olla valikvastustega pärast eraldi videos, kuid tegelikult ma tahtsin, küsisin AI käest, et las ta räägib natukene veevalajast. Sest kui päris aus olla, et mina saaksin õppida läbi tema vaatenurga veel juurde veevalaja, täpsemalt veevalaja ajastu kohta. Sest kui päris aus olla, kui ma vaatan veevalaja tähtkujusid, siis nad väga ei ole sellised veevalaja ajastu liidrid. Või nad ei ole sellele veel ärganud, vähemalt minu tutvusringkonnas ei ole. Minu jaoks on nad pigem mõistuse inimesed. Ja veevalaja ajast nad on võib-olla rohkem spirituaalsem. Aga siiski veevalaja ajastul ja veevalaja tähtkujudel on mingi sarnasus. Ja ma tahtsin AI tooks mulle kokkuvõtte, tagasiside, kuidas tema seda näeb. Ja ma sain siis kinnitusi väga palju. Et sisimas nad on veevalaja ajastu hõngulised, veevalaja tähtkujus siis inimesed. Aga näiteks mina, kes ma olen kaksikud ja mul on sünnikaardis, mul ei olegi veevalaja nii-öelda mõjutust väga. Siis siiski, ma ei tea, kas ma olin eelmises elus või mu sisemine laps või universum või mina tunnen, mina tajun intuitiivselt kutset teiega jagada ikkagi veevalajastu teemasid. See on minu üks kirgesid siin elus ja me liigume iga hetkega, mitte lihtsalt iga päevaga ja iga kuuga, vaid iga hetkega me liigume veelgi rohkem sinna veevalajastu nii-öelda vaibi. Ja kui veevalaja seda tähtkuju vaadata, siis ta nagu valab vett, eks ju. Ja võiks arvata, et miks ta õhuelement on, et ta ju veevalaja ja valab vett, siis AI põhjendas selle ära. Ja ma mõistan seda kinnitust, see on tõesti nii, kui ma vaatan ennast või veevalaja ajastut, siis ma saan aru, et see on tõde. Et ta ütleb, et see ei ole keegi, kes valab vett anumast veekogusse juurde, vaid et see on tegelikult õhuelemendile kohane teadmised, tarkused. Et sellepärast ongi nii palju veevalaja ajastul tekkinud selliseid oma elukogemuste ja tarkuste jagajaid. Et see ongi veevalaja üks essensse ka. Kas läbi loomingu, läbi kirjutamise, läbi lugude, läbi mingi näidendi, filmide, lihtsalt lugude rääkimise, eks ju, lugude jagamise. Et õhuelement on siis mentaalsus, eks ju, intellekt, liikumine ja nii edasi ja mul tuleb sealt ka see, et veevalaja ajastul ongi nagu see, et sa oled nagu see justkui nagu tilk ookeanis,
aga samas selles tervikus. Aga samas sinu selles tilgas on ka kogu ookean. Kogu ookeani essents on ka selles sinus ja selles tilgas. Et see on nagu, aga samas sa oled individuaal. Sind on võimalik eraldada, sind on võimalik ühtsustunnet tekitada, see on veevala ajastu. Ja et ta valab oma teadmisi nii-öelda ühisteadvusesse, suuremasse ookeanisse, merre, oma kogemused, panustab, et vibratsioon tõuseks, et taipamised, teadlikkused tõuseksid, et me vaataksime rohkem iseenda sisse. Et niisugune nagu on. Ja mina olen siis veevala ja ajastu uurija, süvauurija olnud aastast 2012 ja seda rahvusvahelisel tasandil. Ja minu igapäevane töö ja eluviis näeb seda ette, et ma olen hästi veevala ja ajastu minu jaoks kõige inimlikum, kõige exciting ajastu üldse. Et mulle meeldib see, ma olen põhjusega, mu hing on valinud sündida just sellele ajastule ja 2012 aastal ka veevala ajastu tõepoolest niisugune evolutsioon, plahvatuslik evolutsioon ühiskonnas globaalselt tegelikult tõusis. Ja nüüd ma näen, et need järellainetused on praegu ka päris intensiivseks muutunud. See käib lainetena, eks ju, arengu kogub ja siis lainetena jälle tekivad mingid veevala ajastu teejuhid. Ja kui sina vajad veevala ajastu teejuhina või õpilasena toetust, tagasisidet, abi, valgustöötajana on ju veevala ajastul, siis ma hakkan tegema nüüd ka superviisorina niuksi nagu eraseansse. Selleks, et sa saaksid veelgi paremini manööverdada siin selles veevala ajastus. Sest väga palju on ka selliseid, et kui sa seda tööd teed inimestega, see on päris selline energiakulukas, aga ka samas exciting, see nagu ka revives you, eks ju. Aga on vajalik, et sa oleksid ka teadlik, et ennast hoiaksid sellel ajastul. Ja sellest saan mina sind toetada. Kui sa hätta jääd, siis pöördu minu poole. Tavahinnaga on eraseanss, nagu teiste seanssidel, on ka superviisori. Üks ühele seanss. Võta minuga ühendust ja kontakt on siin all, kui sa tunned. Ja veevalaja on siis iseseisev mõtleja. Futuristlik, innovaatiline ja humanitaarne inimlikkuse keskne. Ta on ebatraditsiooniline siiski, jah. Loov, originaalne, open-minded, open-hearted ja tal on õiglus, tunnetus väga tähtis. Ta seisab õigluse eest. Suhetes on vabadus, on iseseisvus. Mis ma veel siin märkmeid olen teinud? Niisugune sügav suhtlus on oluline. Individuaalsus, sügav suhtlus, mentaalsus ja et partneritega oleks ka selline iseseisvus või sõltumatus, aga lojaalsus. Ja võib-olla nad ei ole niisugused nagu liig emotsionaalsed, kuigi nagu veeelement oleks, võiks ju arvata, et nad on sellised, siis tegelikult nad on üpriski õhuelement ehk konkreetsed ikkagi piire seadvad, kehtestavad, eks ju, teades, kes nad on, teades oma elu väärtusi ja nende ees seistes, ja neid jagades ühiskonda. Et ma tunnen ka, et universum, Jumal, kõiksus, minu teejuhid, kaitseinglid, teie teejuhid, kõik nagu ärgitavad, et ma hakkaksin ikkagi rohkem jagama seda veevala ajastu hõngu, luua teadlikkust, sest praegu energiat lihtsalt vajavad korrastamist ja teadlikkust selles valdkonnas, et tekiks selline selgus ja rahu. Ja et nad ei ole liige emotsionaalsed, pigem on nad need, kes
kui sa oled kuskil emotsioonide tormis või draama tormides või kuskil sügavustesse ära kadunud, kuigi nad on sügavad, siis nad ikkagi, nad toetavad sind, aga nad ei lase sul ära uppuda. Ja nad toetavad ja näitavad oma hoolimist suhetes siis läbi ideede, toetuse ja lojaalsuse, usaldusväärsuse. Ja nad on päris innovaatilised, revolutsioonilised, et praegu on selline aeg ühiskonnas ka. Ja nad on inimesed, kes on veevala ja ajastu hõngulised inimesed või teejuhid, siis nad on oma ajast ees. Et seda on näha ka Maia kaate peal, kuidas on ju, kuigi nad on oma ajast ees, aga nad suudavad rääkida nii-öelda futuristliku teema inimkeelde tõlkida. Kui te saate aru, mis ma mõtlen. Neil on loogika paigas. Nad ei lähe hirmuga kaasa, kõhklustega kaasa. Neil on loogika paigas ja sellepärast neil on hea tasakaalupunktist näha tervikpilti ja seda edastada inimkeelde. Panna sümbolid, mis teejuhtidelt või ühisväljast või kõiksuselt veevala ajastu hõng tahab edastada inimkonnale, et nad on küll oma ajast ees, kuid neil on säilinud see inimlikkus või kuidas öelda, selline hea väljendusoskus seda väljendada. Et oleks selline üksteise mõistmine, inimkonna hüvanguks, jah. Ja vastutasuks muidugi elu toetab neid, et nad on sellised tõlkijad, sõnumitoojad, sõltumatud sõnumitoojad, eks ju, ja neil on tervise hea, neil on küllus teadvust tavaliselt on neil, aga nad on oma ajast ees ja nad teavad, et elu ei ole ainult, rikkus ei ole ainult raha, et on ka küllus, eks ju, tervis, head suhted, mõnus kodu, eks ju, töö, mida sa armastad, looduses viibimine, sellised nagu lihtsad, aga väga määravad ja väärtuskesksed asjad, hea toit on ju, hea jook. Endale millegi meeldiva kokkamine on ju, tänutunne, head suhted, toetus, emotsionaalne intelligentsus, et nad nagu elu saadab neid ja teadlikkus, küsimused nende vastused nende küsimustele, mis neile väga vaja on ja nad ei tunne ennast kunagi üksinda, et neil on väga palju teejuhte neid saatmas ja sellepärast nad mõjuvadki nagu oma ajast ees, eks, sest neil on abilised, kes aitavad neil näha suuremat pilti. Kanaldada. Et see on reaalne, et me oleme siin nalja heitnud kanaldajate üle ja igast veevala ajastu ja valgustöötajate üle, kuid need naljategijad, ma usun, et on ammustanud juba keelde, sellepärast, et on aru saadud, et nii paljud valgustöötajad, tugevad valgustöötajad on ärganud ja et kuidagi nagu ühiskond toetab seda ja toetab valgustöötajaid ka omavahel hoidma sidet, hoidma ühendust ja toetus on, see võrgustik on ikka väga-väga tugev ja niisugune nagu võimas. Et see on selline, kuidas nagu varem võib-olla peeti neid kuidagi nõrgaks või niimoodi pehmeks, siis ma usun, et nüüd väga paljud, kes varem on naernud, ma usun, et nad mõistavad, et siin on midagi enamat, et on eksitud, eks ju. Et siin on midagi suuremat selle veevala ajastu ja valgustöötajate taga. Ma usun, et väga paljud on sellest juba aru saanud, et siin on midagi väga suurt ja teistsugust ja tundmatut, aga samas nii selge piirilist, eks ju, ja nii inimlikku. Maine ja ebamaine on ühenduses. Ma usun, et ka minu kanali vaatajad. Nagu kuidas üks meesterahvas peegeldas ta, ma arvan, et ta võttis kokku tegelikult väga hästi seda, mida ma teen. Et kui ma olen rääkinud siin mingites videodes, mõned videod kõnetavad rohkem, mõned vähem ja ta ütles,
et see ei ole isegi nagu loogika, mis on talle selgust ja ärkamist ja taipamist toonud, kuigi ta oli väga ise on loogiline inimene, siis pigem isegi selline nagu ei saa, see ei ole ka intuitiivne, see on nagu mingi ridade vaheline nii-öelda energia ja see ongi universaalne tõde, universaalne armastus, universaalne selline ühisväli, eks ju, selline ühtsustunne, ärataipamine, telepaatia, mõistmine, taipamine, et me oleme rohkem sarnased kui erinevad ja nii edasi, et selline äratundmine meie hinge olemuselt. See ongi see, et kui sa oled hingega kontaktis, lisaks loogikale ja mõistusele ja argimaistele asjadele, siis sa taipadki asju ilma mõnikord sõnadettagi. Saad aru mingeid vastuseid, saad, et okei, ja mina ju edastan mitte oma mõistusega, vaid teejuhid saadavad mulle ja ma tõlgin need võimalikult otsetõlkes sümbolikeele siis inimkeelde. Täheperekonnal, kes näevad suuremat pilti ja kes on osa meist, kes soovivad, et meil siin maal hästi läheks, areng toimiks. Ja nad on tihti siis oma ajast ees, veevala ajastu, sellised liidrid või teejuhid või õpilased. Nad taipavad, et siin elus on midagi enamat kui mis on olnud. Ja tahad õppida, on arenguimulised ja tahad panustada, tahad õppida ja nii edasi. Ja tihtilugu nad kas tahtlikult või ebateadlikult lõhuvad ka mingeid struktuure või süsteeme, mis enam ammu ei tööta, kus on mingid jamad, glitchid sees ja mis vajavad juba tegelikult ammu korrastamist. Aga on jäädud kuidagi sinna arengusse kinni. Et see on ka, mis nemad nagu ärgitavad, kas oma sõnaga, oma energiaga või siis nad on sellised aktivistid, kes aitavad kas või loodust korrastada või koolisüsteemidesse tuua mingeid lastesõbralikemaid süsteeme ja nii edasi. Infotehnoloogia ja ühesõnaga mingi sellised suured arengud on see ka, jah, nad on sellised tehnoloogilised. Aga samas kaotamata oma inimlikkust, sest see on ikkagi väga inimlik ajastu, inimkonna. Jah, et kõrgemad hingesidemed siis veevala ajastus on, ehk siis praegu on veel selliseid, kes seda niimoodi ei näe, kuid üha enam, kui me liigume edasi, seda enam me tunneme, et on jah, selline austatakse teineteise sõltumatust, individuaalsust, terviklikkust, sellepärast, et ollakse ühenduses iseenda mees kui naisenergiatega ja austatakse seda ka teistes, et see on nagu tasakaalus, sisetöö tehtud, eks ju. Ja see tähendab seda, et ei olda enam kaassõltuvussuhetes, enam ei vajata läbi hirmu, läbi pooliklikkuse või ebatäiuslikkuse tunde teist inimest. Sest kaassõltuvus on see, et ma ei tunne ennast täiuslikuna, ma ei tunne ennast terviklikuna ja sellepärast mina vajan seda teist inimest ja ma olen temast sõltuv. See on läbi hirmu. Aga veevala, see on kalade ajastu niuke kõrgem hingeside, kus arvati, et selline kaassõltuvus, et selline magnetism, aga see on läbi hirmu. Et selline magnetism ei saada teineteiseta hakkama, see on traumabond, see tegelikult ei ole päris armastus ega hoolimine, see on sa elad väljaspoole. Veevala ajastul on nii, et iga indiviid on teinud oma sisetööd või teeb oma sisetööd elukestev areng
ja ta tunneb juba ennast tervikliku ja täiuslikuna ja ta valib ka partneri, kes seda on, siis on kuidagi selline tasakaalus olemine ja austus ja meeste ja naiste vahel, eks ju, ja see on läbi armastuse ja usalduse. Ei ole ka väga populaarne abielluda nii-öelda kõrgemas hingesidemetes, mis on uue aja kõrgem hingeside, sellepärast, et see oli selline kaassõltuvus keskne pigem selline abiellumiste kas vara pärast või hirmu pärast, et äkki ta jätab maha või usaldamatuse pärast, kontrolli pärast või et ma hakkan vanaks jääma, ma ei taha üksi jääda, eks ju, üksinduse hirm on ju. Et aga see tihti niisugused nagu rahulolematus hakkab tekkima sellises pikapeale, sellises suhtes sellepärast, et see on ju läbi hirmu. Et armastus loob küllust, kui armastus on loodud või suhe on loodud armastusega. Kui see on loodud hirmuga, siis varem või hiljem see kas kukub ära või seal tekib väga suur rahulolematus, sest taotlus selle loomiseks alguses oli juba, kuidas öelda, isekas. Mitte puhas, vaid isekas. Hirmu keskne ja seda kalade ajast oli. Sex, power, raha, võim, kuulsus. Et nagu on ju, et ei olnud sellist nagu tasakaalu enda sees. Veevala ajastul on nüüd seest välja, enesest. Teatakse, et kui ma armastan, väärtustan iseennast, usaldan iseennast, ma tean, et ma olen terviklik, täiuslik ja et elu hoiab mind, et ei ole sellist nagu kaassõltuvustunnet ega draama vajadust. Väga paljudel on ka see, et ei teata, et see on traumapond, kui on niisugune nagu draamavajadus, selline nöökimine teise kallal mõne jaoks. Mõni tõlgendab seda nagu kirena, kuid tegelikult pigem, kui nüüd vaadata neutraalselt kõrvalt, siis tegelikult selline teineteise kallal nöökimine, see ei ole nagu tasakaal, see ei ole armastus, see ei ole usaldus, see ei ole küllus, see on pigem puudusteadvus ja energiapuudus või kuidas öelda nagu et manipulatsioon isegi. Ja selles ei ole nagu arengut, ollakse nagu kuskil kinni. Kui te saate aru, mis ma tahan siin tuua nagu erinevusi siis kalade ajastu ja veevla ajastu kõrgemate hingesidemete kvaliteedi erinevusest. Et selline stabiilsus on ilma isegi paberimajanduseta. Mõlemad panustavad, kahesuunaline liiklus on, austavad, lojaalsus, annavad teineteisele vabaduse olla nemad ise ja ei püüa kontrollida nii-öelda või et ole nagu mina või asjad, et see on nagu selline ülim armastushool ja niisugune vabadus, aga selles on nagu lojaalsuse mõõde ja austus ja koostöö samas ühtlasi. Ja see ongi see, et nöökimise asemel tehakse hoopiski koostööd, kas siis mingil määral, kui ei olda ühine elukutse või hobid või anded või need, siis seda koduses või pereväärtustes. Või mingis projektis, lisaprojektis, mingi ühine väärtus neil on, aga see ei pruugi alati nii olla. Pigem tuntakse huvi, kui on mingi erinevus, aga nendel on niisugused nagu baasid paigas. Ja paigas on ka mees ja naise energiate tasakaal. Kas Maia Kaate või keegi, Maia Kaate vist kirjutas, et kunagi oli selline asi või mingil planeedil või ma ei tea, oli selline asi, et olid sellised olendid, kus on nagu sootud. Et neis on mees ja naise energiat paigas. Ja siis juhtus midagi, ma ei tea, kes see kirjutas seda, ja siis juhtus midagi, et tekkis lõhe neis. Mehed ja naised hakkasid vastanduma. Ja siis nagu loodigi rohkem sellised rangemad piirid, et naised ja mehed ja tekkis selline vastandumine ja erisuste niisugune. See, kuigi tegelikult mõlemad on inimesed,
inimhinged ja hing on unisex. Ja siis veevõla ajastu tahab nagu taastada seda, et me oleme küll mees ja naine füüsilises kehastuses, aga et me taastaksime selle ürgse või selle planetaarse kõrgvibratsioonilise tasakaalus mentaliteedi, et me oleme inimhinged ikkagi. Me oleme mehed ja me oleme naised, kuid me oleme eelkõige inimhinged ja et meis mõlemas on kõik. Meis mõlemas on kõik. Meis kõigis on kõik olemas. Lihtsalt kas on aktiveeritud, uinunud olekus või sa vastandud sellega või sa oled selle vastu võtnud. Kui sa oled kõik oma osad vastu võtnud jooksvalt, see on elukestev töö muidugi, aga kui sa võtad kõik oma osad vastu, ei vastandu ei naisenergiaga, ei meesenergiaga, mis vanasti ürgsel ajal siis elujäämisinstinktist või võimupositsioonil väga kalade ajastu, eks ju, tekkis, et selline vastandumine meeste ja naiste vahel. Ja siis kutsuti seda kõrgemaks hingesidemeks, et külgetõmme on, et me saaks ikka vaielda ja taielda. Tegelikult on inimkonnal hoopis muu eesmärk, inimhingedel on hoopis muud koostööprojektid mõeldud. Et me oleksime küll mehed ja naised, aga me teeksime sünergilist koostööd ja selleks on vaja tasakaalustada endas need aspektid kui tervikus. Me oleme küll erinevast soost, kuid meie hing on, meie inimhing on läbinud nii mees kui naiskehastusi. Seega me oleme võrdselt, peaksime olema tasakaalustanud endas mees ja naisenergiad. Ja kui me oleme seda teinud, siis me ei vastandu ja siis meie koostöö on produktiivsem ja kuidagi parem kommunikatsioon on. Ja see on kõrgema hingesideme, uue ajastu kõrgema hingesideme teema. Aga vaatame uue aja kõrgema hingesideme. Vaatame ühel pool naised, teisel pool mehed. Naised, mehed, naised, mehed, naised, mehed. Ja ollakse nagu läbi varasemate elukogemuste selline nagu ikkagi ettevaatlik ja selline kuidagi ollakse. Aga usutakse ikkagi pimesi tundmatusse, nagu oodatakse midagi enamat. Ja naistel on, et nad tunnevad ennast hoituna. Naised on väga voolavas energias, sisemine naine kollektiivis. Hobuse ajastu kohaselt sellised hoolivad iseenda ja teistega. Rahumeelsed. Tunnevad ennast hoituna. Neil on piirid kenasti paigas. Meestel on intuitsioon või niisugune sisemine tarkus ärganud. Ja võib-olla selline ürgne olemus. Ürgne metsik, aga tasakaalus metsik olemus. Ja see on tekkinud neil üksinduses. Nad on võtnud endale aega. Nad on saanud ka paremat kontakti oma naisenergiaga. Samas ma näen, et naised on oma naisenergias. Kuigi on meesenergia aasta, siis ma näen siin, et osad naised, veevõla ajastu, hõngulised naised, nagu ma just ütlesin, et nad on ära tabanud selle, kuidas meestega suhelda sellisel moel, et tekiks koostöö, tasakaal, rahu, mitte võimuvõitlus. Et siin on nagu mingi muutuste laine selles osas. Et siis on nagu rahunemine olnud. Kõrgem mina. Suheldakse oma kõrgema minaga ja küllusega joondutakse. Huvitav. Meesenergias on ematöö, taakempet, taimetarkus, juurkeskus,
ja karma, mingi ema mingi selline. Ja tahetakse manifesteerida, aga ei osata. Tahetakse küllusega joonduda, aga ei osata. Soovitus on Reiki kursusele tulla. Naisenergia on generatsioonidel vahelise mustri murdnud. Sellepärast tal on voolamine, sellepärast ta on kaitstud, sellepärast ta on rahuenergias ja nii suures rahuenergias, et see on üle voolav ja ta juba jagab teistega. Oi, naisenergial on väga suur kõrgem kaitse. Aga meesenergia ma näen, et on justkui tahab uskuda paremat, aga võib-olla tal on olnud ka kogemused, et naised on kavalad või naised äkki, mingid uskumused on siin seoses tulnud naisliiniga. Suguvõsa ja tahab nagu manifesteerida, aga soovitus on afirmeerida. Ja nad on tegelikult õigel teel, et enda sisse vaatavad intuitsiooni ja kuidagi kempet. Tervisele pööravad tähelepanu kõik eluvaldkonnad. Kodu on rohkem ja North Node, samas nad liiguvad aeglaselt ikkagi Põhjanaela suunas. Ja neid on sütitanud midagi. Taimetarkus. 3 kalliskivi meditatsioon ja tuleb ka tippkaardi lugemine 1:1. Ja kui sina oled nüüd, tunned ennast ära, et sa oled võib-olla varem niipidi olnud, aga sa tunned, et ka sina oled veevala ajastu tegelikult niisugune, tahad kaasa minna veevala ajastuga ja oma kõrgema hingesidemega, siis kindlasti sina oled see, kes võiks superviisori nõu võtta. Tuleb, et on vaja hakata vaikselt oma urust ikkagi välja tulema. Mis samaani kaardid ütlevad ka. Samaarid tervenduskaardid. Just meesenergiale. Movement into balance. Meesenergia liigub tasakaalu suunas. Kuu ja päike tasakaalu suunas. Tal on mingi burden, tal on mingi raskus olnud. Ja ta on hetkel väga püha ruumi enda ümber ehitanud. Looduskeskne, taimed, kas ta toitub või teaching. Ta õpib duaalsust, naise meesenergiate tasakaalu. Mingi ärkamine tal on siin, mingi protsess siin on ja ta on tegelikult tasapisi aeglaselt liikumas õiges suunas, näitab kaardi. Vaata, mis ruumi ütleb meile nii naisele kui mehele aspektile. Mõlemad on veevalajastu hõngulised, lihtsalt üks on juba selle sees, nii. Star Mother. Tahaks selle panna mees energia poolele. Et ta tunneks ennast toetatuna tähe ema poolt. Aga mõlemad on jõudnud enda keskmesse, mingi ärkamine on olnud, mingi mõistmine on, mingi õitseng on, ollakse joondunud naise energiale. Naisenergia on Kristuse kõrgema teadvusega ühenduses. Kristus teadus, südame aktivatsioon. No ta on omas voos, omas väes. Tal võivad olla ka intuitsioon on tugevnenud. Me teeme kõrgema hingesideme lugemist ja siin tuleb the lover and the beloved. Armastus on siiski. 35 on kokku 8. Siin on yin-yang. Ma näen siin seda, et meesenergia oleks justkui nagu siin kaardil ka seda kinnitab.
Taak Kempet, kas ta on ühe oma vanemaga samastunud? Või tal on varjutöö? Kas ta on ühe oma vanemaga samastunud või tal on varjutöö? Aga Sacred Union, see on ikkagi Merciful Mother. Neid mõlemaid ühendab ema mingi siin selles lugemises neid ühendab ema mingi kas distantsilugu või midagi emaga seoses on mõlemal. Aga nad on mõlemad selle tervendanud, et sacred on ju. Et nad on saanud ühendus selle oma sisemise nii-öelda ema aspektiga ka. Et nad ei ole nagu, ei otsi teises ema, seda ma ei näe. Sest neil on ühendus selle aspektiga iseendas, selle jumaliku aspektiga. Energiat vabanevad. Vaatame rutikaartidega ka. 3 kaarti naistele. Kõige tähtsam, jää iseendale truuks. Sinu süda on teejuht, mitte kõrvale põige. Kaksikleek võib äratada su hinge, aga sina ise kannad seda tuld. Ja vaatame meestele. Meesenergia nii-öelda sinu enda sees meesenergia aspekt. Ja tuleb see. Luba endal olla kurb. Ära keera oma südant lukku pisaratele. Las pisarad voolavad. Pisarad on vesi ja vesi puhastab. Las pisarad pesevad su hingest mure, et rõõmsaks tulla. Ilus. Muide, need on küll minu kaardid, Rutti kingitud mulle, kuid maikuus vaatame ühe kaardiga juunionile, teie dünaamikale kollektiivis. Aga maikuuses XXL loosimises lähevad loosiga 1 pakk eraldi, mul on seal korvis, kinke korvis, suures auhinnaloosis ka Ruti need samad kaardid, kaksikhinge kaardid, koostöös minu kirjastusega. Ja seal on veel auhindu ja need auhinnad lähevad loosimisse siis nende vahel, kes on minu lehele panustanud. Kas siis tellinud minu tooteid, teenuseid, raamatuid, seansse, rääkinud kaasa, teinud tasakaalupanust, laikinud, jaganud igasuguseid teemasid. Ja küsi oma hingelt märke kinnituseks, et oled õigel teel. Tänane märk on roosa flamingo. Kui teda kohtad, siis ta tuletab sulle meelde, et oled õigel ajajoonel. Ja ma näen siin kaardipaki põhjas tahab ka ikkagi lisasõnum tulla, sest see läheb kokku minu sõnumiga, mis ma olen täna siin esitanud teile juba. Jätta üks armastav sõnum endale, mitte talle. Näiteks ma ei vaja vastust sellelt inimeselt, ma olen endas terve. Terviklik. Okay? See on väga kõrgema hingesideme selline lugemine. Võib-olla soovitus minu kaartidega naistele. Tänulikkus on põimunud minu elu mustrisse. Teenin super hästi tehes, mis mulle meeldib. Meestele looduskõiksus, siin tuleb ka wildflower, Midas touch. Tee midagi kätega, viibi looduses. Shine on. Sära edasi. Naistele on ka maisikollane, kas siis süüa maisi või maisikollane teraapia, värviteraapia ja selline. Ja naistel tuleb värviteraapia, siis tuleb
Bordeaux punane ja maisikollane. Naistele ütleb soovitus mingi. Naistele ütleb, et suuna oma energia töösse. Mingi reetmine on siin olnud ja soovitab ka Ho'oponopono. Mul on kahju, palun andesta. Ma tänan, ma armastan. Ehk selline andestamise palve naistele ka. Kuigi ma näen, et nad tegelikult on väga heas voos ja hoitud tunne on neil, voolav, kõrgema minaga hea kontakt, tööle pühendunud, võib-olla lihtsalt värviteraapia, Bordeaux punane on juurkeskus, maisikollane on see päikesepõimik, mees ja naise energiate tasakaal. Aga selline kõrgemate hingesidemete lugemine. Vaatan siin kaardipakki põhjas on Magic. Et ma tunnen, et päris paljud said siin mingeid nüansse. Ja see on kollektiivne lugemine. Siit võtta see, mis kõnetab, jätta see, mis ei kõneta. Kõik ei pruugi kõnetada, sellepärast, et see on üldlugemine. Kui sa soovid eralugemist, siis on võimalik nii kaardidelt vaadata kui ka live-seansina, kaugseansina koha peal. Nii et võta minuga ühendust. Kontakt on siin all infos. Ja selline sai siis lugemine täna. Aga ole hoitud ja arvatavasti neid veevala ja ajastu hõngulisi sõnumeid jagama sinuga veel. Kohtumiseni!